uurimise objektiks saab olla ainult probleem. Probleemi pole. Avastada on ju nüüd vaja, miks see vastuolu on tekkinud. Miks ta püsib, miks ta süveneb, laieneb, miks ei ole nii nagu, miks, sealt algab uuring. Kirjeldus eelneb uuringule. Kirjeldusega fikseerime, kuidas on, aga see ei ole veel uuring. See on kirjeldus. Kirjeldus on vajalik selleks, et probleem üldse püsti panna. Ja nüüd alles algab uuring, peame avastama, miks see vastuolud on tekkinud vajaliku ja tegeliku vahel. Kui meil pole teooriat, siis ei leia karakteristikuid. Kui pole metodoloogiat, siis ei leia printsiipe, mille kohaselt käsitleda. Kui ei ole loodud kujutlus sellest, mismoodi peaks olema 2012 Eesti Vabariik, või kui on ükskõik, no siis probleeme ei ole. Pole ja uuringut ei saa ka olla. Kui me seame nüüd selle sama mentori kui subjekti püsti aktiivse alge, kes tegutseb, siis see, millele keskendub tema aktiivne tähelepanu, ongi tema tegevuse objekt. Kui me räägime juhtimisest, siis juhtimise objektiks on protsessid. Juhtida mitte midagi muud ei saa. Ainult protsessi. Põhid, kas autot saab juhtida? Auto ehitamisse juhtida. Ja autot saab juhtida või? Ma tean küll ka, kuidas eesti keeles räägitakse. Aga see on üks lõksi. Vene keeles ei ütle näiteks keegi, et ruka vaditšel automobiili. On vaditšel. Inglise keeles on driver. Auto paigal seisab, pole mingit juhti tarvis. Juhti on vaja ikka alles siis, kui on sõitma ja mitte ükskõik kuhu, vaid ikka siis peab teadma, kuhu see minna tahab. Siis juhtimine tahab, siis ka näha. Siis peab tundma veel keskkonda, liiklust ja palju asju, mootorit. Ja milline ettevalmistus peaks olema inimesel, kellele usaldatakse see autojuhi tunnistus, et ta peab olema kaine mõistusega, ta ei segana. Ja veel mõnda asja, tervise, silmad ja kuulmine. Nii on tõdas. Aga nüüd niisiis juhtimise objektiks on protsessid. Savisaar räägib linna juhtimisest. Jutse. Linna seisab paigal mingit juhtimist. Linnas mõningaid protsesse muidugi juhtida saab, ehkki see on ülimalt keeruline. Mõningaid asju saab põhimõtteliselt, aga kas tegelikult juhitakse, see on omaette küsimus, seda võib vaadata. Vabriku juhtimisest ja vabrikut ei saa ju. Küll aga mõningaid protsesse vabrikus. Ja kui te võtate nüüd lahti need juhtimisõpikud, siis viska ühega teist. Nüüd on praegu käibel 3 tükki. See EBS-is ja alasi õpik, seal on juhib ükskõik mida. Inimesi. Ei saa ju. Nüüd valitsemise objektiks on inimesed. Valitsemise puhul on eesmärgiks kord. Korra austus on distsipliin. Ja kui korda ei ole, see on korra lagedus ja mitte midagi ei saa teha. Ja sageli ongi nõustamine seisnebki selles, et saavutada kord. Paljudel puhkudel ei tule midagi välja seetõttu, et on korra lagedus. Aga ikkagi üsna sageli on ju hädas inimesed seetõttu ka, et protsessid ei kulge. Protsesse pole, tegevus on. Juhuslike tegevust ja juhuslik jada, aga protsessi pole. Mis tõttu juhtimist ei toimu, edasisidestust pole, tagasisidestust pole. Ja kokkuvõttes on ebaefektiivne. Haldamise objekt. Kuidas te kehitate haldamise objekt? Haldusprorektor on ülikoolis, olete kuulnud? Haldus. Kõik materiaalne, igasugused asjad, eks ole. Ainelised, aineline keskkond, kõik seadmed, hooned, territoorium. Ja haldamise puhul on vajalik hooldus. Ja nõustamine, seesama mentor võib olla vägagi olla just see, kes aitab luua süsteemi selleks, et oleks tagatud haldus. Ja tänu haldusele ka hooldus, korrashoid, kasutamiskõlbulik olek. Nii, nüüd valdamise objektiks on mittemateriaalsed väärtused ja sageli ongi mentorit vaja selleks, et aitaks selgusele jõuda, mida peab tõesti teadma, mille kohta, mille kõige kohta, mida peab teadma. Mida peab tingimata kõige selle kohta, milles, kui inimene on mingis ametikohal, mida peab oskama. Et tõesti veenduda, et sa tegelikult oskad.
tead ja oskad ja nüüd kõige raskem veel ja millest on tarvis tingimata aru saada. Ja see on kahtlemata kõige raskem. Aga väärtuseks ei ole teadmised pelgalt, ei ole oskused pelgalt, vaid teadmiste, oskuste ja arusaamise ühtsus. Vaat kui mentor aitab tabada ära, et ahaa, teadmised, oskused ja arusaamine koos toimivad. Vaat, siis nagu kännu tagant läheb. Ma toon veel ühe näite nüüd selleks, kuidas mentor peab aitama tähe järgmise astme süsteeme tekitada. Võtame 3 niisugust teadusharu, nagu on. Üks on psühholoogia. Teadus inimese psüühikast, psüühilistest protsessidest, psüühilistest seisunditest ja psüühilistest nähtustest. Psühholoogia. Indiviidi psüühika on seal. Teine teadus on teadus inimesest, teiste inimeste keskel, vahetute suhete ja suhtlemise süsteemis. See on sotsiaalpsühholoogia. Ja 3. teadusharu on teadus inimesest makrokeskkonnas. Ühiskonnas kui institutsionaalse struktuuriga süsteemis ja kultuuris kui holograafilises süsteemis. Makrokeskkonnas. Ja nii kujunebki siis, kui need, ütleme piltlikult niimoodi, ma olen joonistanud üliõpistele ja pannud 3 rõngast niimoodi, et nad kõik 3 omavahel põimuvad ja siis tekib sinna keskele mingi ühisala. Ja see on tõesti väärtus. See, kes tunneb nüüd indiviidi psüühikat, tunneb inimest mikrokeskkonnas ja makrokeskkonnas, selle tekib võimalus ja hakkab aru saama, miks inimene mõtleb, käitub, tegutseb, suhtub niimoodi või teisiti. Aga sel juhul tekib võimalus ka ette näha, sel juhul tekib võimalus ka talle niimoodi nõu anda, et ta muutuks iseseisvamaks. Abiks on inimestele ainult see, mis võimaldab kujuneda iseseisvamaks. Kõik muu on kahjulik. Kes tahab vaielda? Sina tahaksid, palun. Ei, ma vaielda, ma tahaks lisada selle mõõtme geneesi, et kus me tuleme, et millega siis tegeleb kas siis antropoloogia või evolutsiooniline või kultuuriline nii-öelda psühholoogia. Jah, see fülogenees ja ontogenees tähendab iga konkreetse juhtumise puhul ja üldse see liik. Ja see on jah oluline, et aru saada, mis kuidas toimib, mis soodustab, mis raskendab, mis takistab lausa või ei võimaldagi, eks ole. Ja see mentoril peab olema silm ja kõrv ja mõistust eritatud seda märkama. Mitte tagantjärele, vaid ette. Kas psühholoogia, ma mõtlen, et nagu inimest vaadata väljaspool tema sotsiaalset konteksti on suhteliselt mõttetu. Ma ei vaata ka psühholoogina inimest kui asja iseeneses. Et on ikkagi eelkõige, kas või kui ma ütleme terapeudina tegutsen, siis ma hakkan ju tema varastest suhetest pihta, et ma näen teda kogu aeg kontekstis ja ainult see kontekst on see, mis tegelikult tema isiksuse kujundab ja millest ma hakkan aru saama, kes ta selline on ja miks ta peaks tegema. Ja, muidugi, väga õige. Aga kui vaadata nüüd seda praktikat, mida meil oleks tarvis arvestada siis, kui niimoodi asja vaadata, siis selgub niisugune asi, et situatsiooni tundmise osas, ütleme siis niimoodi on kasvuruumi enamasti üsna palju. Ma toon paar näidet. Probleemses situatsioonis ja absurdses situatsioonis käitub inimene ikka täiesti isemoodi. Kui inimene satub absurdi situatsiooni, siis see tähendab situatsiooni, kus talle näib, tundub, et rahuldavat lahendust ei ole. Kui tundub, et tee kuidas tahad, ära tee mitte midagi, nätsu läheb igal juhul. Vaata siis inimesel vajuvad käed elad sorgu, siis muutub inimene meeletuks. Absurdi situatsioonis, probleemsituatsioonis seda ei juhtu. Nüüd edasi,
sundsituatsioonis ja valikusituatsioonis, noh nagu öö ja päev, eks ole. Sest otsustada saab inimene ainult valikusituatsioonis. Ja vastutustunne tekib ainult läbi otsustamise. Aga kui valikusituatsiooni ei ole, siis otsustada ei saa ja järelikult vastutustunnet ei kujune. Ja see kõik läheb täiesti teistmoodi elu. Võtame kolmanda näite. Kas inimene tunneb ennast mängusituatsioonis või tõeses situatsioonis? Me praegu siin ka, kas me mõtleme nii hästi, nagu pea võimaldab ja noh, nagu oskab siin, või mängime arutamist. Noh, klõbistame suud natuke mingi aja, siin 1,5 tundi sellel teemal. No, kes saab ütelda, et ei arutada? Arutasime ikka küll. Noh, kuhugi välja ei jõua, midagi rääkisime. Mängisime arutlust, mitte ei arutanud. Täiesti teine asi. Üks asi on arutlus, teine asi on arutluse mängimine. Võib-olla ju muidugi ka ju töötamine ja keegi töötab, aga keegi mängib töö tegemist. Keegi armastab, keegi mängib armastust, keegi seal karistab, keegi mängib karistust. Igasuguse asja võib-olla. Ja tõeses ja mängulises situatsioonis inimene käitub teisiti. Kusjuures mängulises situatsioonis kasvatuslikku efekti ei kujune. See on väga huvitav. Ja kui mentor näiteks mängib mentorit, mitte ei püüa tegelikult aidata tasemele, kus ta suudaks iseseisvalt edasi minna, siis on see kahjulik, see on mõttetus, see rollus. Samas toimub kogu inimese arenda mängulises situatsioonis. Mängus, mitte mängulises situatsioonis. Siin on see nüüd, minu vabandust, aga see on niisugune raske koht. Mäng on üks kõige keerukamaid inimtegevusi. Kahtlemata. Mängu kaudu inimene õpib tundma ennast ja teisi ja igas asju suudab avastada, kes on kes ja mis on mis. Aga mängu situatsioonis konventsionaalselt kõik tagurpidi. Ja isegi, mul lapselapsed ulatab mulle niimoodi, et võta siit on 2 eurot. Annab mulle 2 eurot. Ja ma ütlen, kuule, sul ei ole seal midagi. Kuidas ei ole, kui ma sulle andsin? Teeba mängus on siin. Võtta ära, ma pean võtma siit ja pistma taskusse. Kui mängid, siis mängi, aga ära mängi mängimist. Sa ütlesid nagu, et 2 jalga tuleks olla samal pinnal, et ei ole 2 paadis. Kas on veel kellelgi tekkinud küsimusi, täiendusi, täpsustusi, laiendusi, süvendusi? Igast asju. See on küllalt keerukas problemaatika. Mul on siin nüüd 2 faili. Need Madisele ma saatsin, arvutis on olemas. Kui kellelgi on tahtmist, need võib veel võtta. Mul on siin nad välja trükitud ka. Ma võin need praegu olad, kes tahab, võib vaadata siit samast. Ja siis, kui kellelgi on tahtmist edasi, siin on see failis on detailides üsnagi lahti võetud. See on üks 3-tunnine loeng ja aga mina ei hakanud seda siit praegu ometi ette lugema, eks ole, vaid igaüks võib seal kodus oma ette vaikselt vaadata ja sõpradega arutada ja ise edasi mõelda ja tõesti, kordan lihtsalt veel, et ma ei käsi ühtegi teksti sellisena, et see on nüüd siin lõplik ja täielik ja nii edasi. Vastupidi, see on üks selline tekst, mis oli sellel hetkel tase oli niisugune ja see tase oli, mitte midagi rohkem kui eeldus selleks, et minna paremaks, veel edasi minna, täiendada aga mul on te kõigile niisugune palve, et kui te leiate midagi niisugust, mis oleks vaja palju paremini ja selgemini ja süsteemsemalt ja nii edasi, siis saatke mulle ka teada, ma olen kõigil tänulik.